Hei, see on nüüd selline video, kus Märt hakkab targutama. Märt, see on kõik su videod. Ühesõnaga, see on siuke video, te võite selle ära vaadata ja siis te saate mõnes vestluses kaotada sõpru sellega, et hakkate ise ka targutama. Ütlete, actually. Mul on päris pikka aega kriipinud kõrva see, et keegi ütleb, et ta joob kohvi sellepärast, et tal on energiat vaja. Ja viimane piisk oli see, kui üks TikToki sisulooja soovitas juua yerbamate teed, sellepärast, et yerbamate tee annab sulle päeva jooksul ühtlaselt kogu aeg energiat. Ja siis ma tundsin, et okei, ma teen selle video ära, ma karjun vaakumisse, mis on mu YouTube'i kanal ja siis ma saan selle hingelt ära. Ma saan tegelikult aru, miks inimesed ütlevad seda, et kofeiin neile energiat annab, sest et see on selline tunne, aga see tunne ei ole päris, see on illusoorne. Ja nüüd, kõige tähtsam asi, mina armastan kohvi. Mul on kodus espressomasin ja ma teen endale kohvi absoluutselt iga päev. Ehk siis, kui keegi loodab näha nüüd siin videos seda, et Märt on pööranud selja kofeiinile ja Märt mitte kunagi ei soovita inimestele kohvi. Märt pakub varsti MMS-i. Seda ei juhtu, unustage ära. Ma võin loll olla, aga ma ei ole nii loll. Aga ma siis hakkan nüüd siin populaarteaduslikult natukene targutama, et mis see kofeiin siis tegelikult teeb. Ja kõigepealt me peame rääkima väsimusest, mis asi see on. Kui inimene päeva jooksul toimetab, siis meie keha kasutab selleks sellist ühendit nagu adenosiintrifosfaat ehk lühidalt ATP. Eestikeelne lühend võiks olla ATF, aga me kasutame ingliskeelset lühendit fosfate'ist ehk siis ATP. Keha kasutab ATP-sse talletunud keemilist energiat, et funktsioneerida. Ühesõnaga, kui sa liigutad ennast niimoodi, siis ATP kulub. Ja selle protsessi käigus sünteesitakse sükest ainet nagu adenosiin. Ja adenosiini molekulid kinnituvad meie kehas olevate adenosiini retseptorite külge ja mida rohkem need retseptorid adenosiini kinni püüavad, seda rohkem tunneb inimene, et on väsinud. Nüüd, kui sa jood kohvi, siis imendub sinu kehasse kofeiin ja kofeiini ja adenosiini molekulaarstruktuur nad on piisavalt sarnased, et adenosiini retseptor ei tee nendel kahel molekulil vahet. Ja ta haarab kinni hoopis kofeiini molekulist, mis tähendab, et ta on nüüd kinni ja adenosiini molekul ei saa siia kinnituda, sest et see retseptor on blokeeritud. Mis tähendab, et sul ei saa tekkida väsimustunnet. Aga nüüd kala on selles, et adenosiin ei kao su kehast ära, vaid ta ujub su kehas edasi. Ja kui su keha lõpuks ära lagundab ka selle kofeiini, sealt, kus ta retseptoris on ju, siis adenosiini retseptorid saavad järsku vabaks ja kogu see ring ujuv adenosiin, kõik hakkab järsku väga kiiresti sul sinna adenosiini retseptorite kinnituma, mis tähendab seda, et sa tunned ennast järsku väga väsinuna. Ja meil on selle jaoks olemas termin ja see termin on crash. Nüüd mina olen selline inimene, kes joob kohvi absoluutselt iga päev, mis tähendab, et minu keha on kofeiiniga harjunud. Nimelt, inimese keha ühel hetkel saab aru nagu sellest, et kurat, et adenosiini retseptorid on kogu aeg kinni, nad on nagu blokeerunud, aga keha ei saa aru, millega nad on täis, on ju. Ja siis ta on lihtsalt, et okei, teeme lihtsalt need retseptorid juurde, et muidu on adenosiini lihtsalt liiga palju. Selle tulemusena kaotab kofeiin lõpuks oma mõju natukene, mis ongi see põhjus, miks osad inimesed hakkavad kofeiini rohkem tarbima. On lihtsalt see, et tunnevad, et see nagu ei mõju enam. Mina isiklikult pean peaaegu et rangelt seda piiri, et ma ei ületa soovitatud päevast kofeiini kogust, mis on 400 mg kofeiini päevas, aga tähendab seda, et kuna mu organism on kofeiini tarbimisega nii harjunud, siis kofeiinil ei ole mulle tegelikult sisuliselt peaaegu mitte mingisugust mõju. Lihtsalt mulle väga meeldib ta maitse ja kohvi valmistamine minu jaoks selline meeldiv rituaal. That's it. Aga kas see kohv annab mulle energiat? Natuke ikka, jah. Aga pange tähele, ma ütlesin kohv, ma ei öelnud kofeiin. Kui sa jood musta kohvi, siis palju õnne. Mustas kohvis on vist vähem kui 5 kilokalorit. Sisuliselt on see kalorivaba asi, mida tarbida, eks ole. Aga me lisame tihti, case in point, siin sees on piim, mille ma olen ära vahustanud. Me kas lisame piima kohvisse tihti peale või mõni paneb suhkrut või mõnda maitsesiirupit. Ja kõikidel nendel asjadel on kaloraaž. Ja see kokteil, mis me kokku teeme, selle nimi on kohv. Ja see annab meile energiat, kui me sinna kalorid sisse peksame, eks ole. Et selles mõttes tehniliselt me võime öelda, et kohv annab energiat, aga kallid inimesed, see ei asenda toidu korda, see kaloraaž on ikkagi suhteliselt väike.
ja see, mis annab selle peamise mõju siin sees, on ikkagi kofeiin. Ja kofeiin ei anna energiat. Ta blokeerib väsimustunnet. Aga üks huvitav asi ka, kui sa jood kohvi suhkruga, siis see vedelsuhkur imendub su kehas üsna kiiresti, mis viib su veresuhkru kiirelt üles ja inimese kehal on siis selline komme, et ta nagu reageerib üle. Ja ta hakkab tugevalt kukutama su veresuhkrut ja ta viib su veresuhkru taseme alla poole sellest, kui ta oli enne kohvi joomist. Mis tähendab seda, et sul tekib sellest veresuhkru languses crash ja siis sul tuleb sinna otsa kofeiini crash. Ehk kui sa jood magusat kohvi, sa ei saa ühte crashi, sa saad 2 crashi. Palju õnne. Bad time. Ei soovita. Ja siis on kohvi kohta liikumas ka mõned müüdid, mis ma tahaks ka natukene selle teemal rääkida. Esimene müüt on see, et kofeiin on diureetikum ja ta viib kehast vett välja. Palun vabandust, aga see ei ole tõsi. Tõsi on see, kofeiin on tõepoolest, jah, ta on diureetikum, ta on nõrk diureetikum. Aga see tass cappuccinot on põhimõtteliselt 90% vesi ja ma mõtlen seda jumala tõsiselt. Siin sees on jah, ma panin siia piima ka, on ju, aga see piim on ka vesi ju suuremalt osalt. Ja see kofeiini kogus, mis siin sees on, selle diureetiline toime on väiksem kui see, mis me sisse joon. Ja see käib isegi espresso kohta. Mõni mõtleb, et espresso puhul, et espresso on nii kange, et see viib vett välja. Ei, tavalise espresso suurus on kuskil 30 milliliitrit, millest täpselt samamoodi mingi 90% on fucking vesi. Kofeiini on seal kuskil 80 milligrammi ja see 80 milligrammi kofeiini, see ei vii su kehast välja 30 milliliitrit vett. Seda ei juhtu. Ja seda enam, kui sa tarbid kofeiini iga päev, siis su organism harjub sellega ära ja sul tekib selle diureetilise toime vastu immuunsus. Nii et ta ei vii su kehast välja vett. Palun lõpetame selle jutu ära ükskord. Ja kui keegi tahab, ma ei tea, argumendina kasutada seda, et no jaa, aga pubis, kui ma telin espresso, siis ma saan veeklaasi kõrvale. Jah, kohvikultuuris on selle klaasi vee point see, et sa sööd oma toidu ära ja siis sa puhastad oma maitse paletti sellega, et sa jood ära klaasi vett. Sa jood selle vee ette ära ja siis on see selle jaoks, et sa saaksid nautida espresso maitset. Palun vabandust, aga kui sa pubis tellid endale espresso, siis selle ei ole eriti midagi nautida tavaliselt. Teine müüt on see, et kohvi joomine tühja kõhuga on maole kahjulik. Kohvi joomine tühja kõhuga võib tekitada kõrvetisi, aga seda sellisel juhul, kui inimese magu on tundlik. Kui sul ei ole tundlik magu, siis see ei ole ohtlik. See on ilmselt selline nagu asi, mis on tekkinud sellest, et kellelgi on tekkinud kõrvetised ja siis ta järeldab, et kofeiin on maole kahjulik, aga tegelikult see on väga individuaalne. Mina isiklikult näiteks, mina saan juua musta kohvi kas või tühja kõhu peale. Mul ei teki sellest kõrvetisi. Küll aga ma soovitan ikkagi süüa midagi kohvi kõrvale, sellepärast, et kehal on päriselt ka energiat vaja. Et eriti, kui sa nagu jood tassi kohvi mõtled, et ma saan siit kogu oma päevase energia, mis sul vaja on, sa lihtsalt teed endale keerad sitta täiega. Ja nagu tegelikult enne mainisin seda magusat kohvi, täpselt samamoodi, kui sa jood selle magusa kohvi veel tühja kõhu peale, siis see imendub veel kiiremini. Ehk siis üldiselt, kui sa jood, see on nagu nüüd ähmane, eks ole, see jutt, aga nagu põhimõte on selles, tühja kõhu peale kohvi joomine ei ole kahjulik, aga nagu lihtsalt sul enda heaolu mõttes, et ennast nagu päeva jooksul paremini tunda. Ma nagu ei soovita seda, aga kui sa seda teed, tegelikult ei ole hullu. Ja nüüd 3. müüt. Andrew Huberman soovitas hommikus kohvi joomist lükata edasi 90–120 minutit vist oli ja eesmärgiga, et siis sa vähendad seda crashi. Hubermani loogika oli selles, et see annab kehale aega veel lagundada adenosiini jääke, mis sul organismis on võib-olla veel, ärkad hommikul üles, veel on adenosiini järgi, las ta kinnitub ja las keha metaboliseerib ära selle, eks ole. Ja siis veel see ka vist, et kortisoli tase veel saab naturaalselt tõusta. Aga probleem on tegelikult selles, et Hubermani soovitus ei arvesta absoluutselt sellega, et inimesed võivad olla väga erinevad. Kortisoli rütm on inimeselt inimesele erinev, see võib olla totaalselt nihkes. Ja see on ka see koht, kus kohas ma olen olnud mingis vahes oma elus ka Andrew Hubermani uskumees. Ma olen ise isiklikult proovinud seda. Ma väga selgelt ärksin üles, ootasin 1,5 tundi enne, kui ma kohvi jõin. Ja ma tegin seda 2 nädalat.
kui ma hakkasin seda tegema, siis ma ei tunnetanud mitte mingisugust muutust ja kui ma maha tulin selle pealt, siis ma ei tunnetanud ka mitte mingisugust muutust. Aga see on selline asi, te võite täiesti vabalt seda ise järgi proovida. Tõenäoliselt ei juhtu ka teil mitte midagi. Aga proovige, äkki mõjutab teie crash'i. Ja täpselt samamoodi ka veel teine kriitika Andrew Hubermani pihta on see, et öelda, et see mõjuta crash'i on väga naljakas, sest et crash'i mõjutab juba see, kui tervislikult sa kogu päeva jooksul sööd ja kõike seda, et nagu selles mõttes, et panna see kofeiini peale on selline täiesti mõttetu bro science min-maxing. See on see kuradi elu peensusteni optimeerimine, mis et see on 0,005% parem kui see teine. See on tegelikult täiesti mõttetu. Ja üldse soovitus. Andrew Huberman on siuke mees. Kui ta midagi soovitab, esimese asjana on vaja seda kohe fucking fact-checkida. Sest et tegu on mehega, kes ütles, et sinist valgust blokeerivad prillid on scam. Ta ütles seda oma podcastis toetusuuringutele ja ütles, need ei tee tegelikult mitte midagi, täiesti marginaalne erinevus, mõttetu. Ja siis läheb natukene aega mööda ja siis ta hakkab ise müüma neid prille. Ta müüb ise praegu prille, mis blokeerivad sinist valgust, väidetavad mõjutavad emotsioone ja mida iganes. Andrew Huberman on kõige lihtlabasem aferist, mitte teadlane. Kuigi tal oli selles mõttes õigus, et sinist valgust blokeerivad prillid on scam. Jah, see on tegelikult tõsi. Selles mõttes tal oli õigus. Kurat ikka tark mees. Minu see põhipoint on tegelikult see, et ärge öelge, et kofeiin annab energiat ja ärge arvake, et kofeiin annab energiat. Kui sa, ma ei tea, jätad hommikusöögi vahele, ma joon tassi kohvi, ma saan oma energia sealt, ei saa. Sa petad oma aju tegelikult. Tegelikult sa oled väsinud, sa lihtsalt ei tunne seda. Selle asemel palun sööge korralikult ja jooge kohvi kõrvale, sest kohv on juba mõnus asi. Ja siin on üks huvitav soovitus. Tehke kofeiinivabu päevi, sest et see aitab sellel üleliigsel adenosiinil ka kehast ilusasti selle läbi metaboliseerida. Ja siis juhtub ka see, millest ma enne rääkisin, et teie keha ei hakka adenosiini retseptoreid juurde tootma, mis tähendab seda, et kofeiini mõju ei vähene aja jooksul. Tehke regulaarselt, näiteks, ma ei tea, ärge nädalavahetuse kohvi jooge, midagi sellist. Mina isiklikult ei kavatse seda teha. Fuck that! Mulle maitseb kohvi, ma tahan seda juua. Aga see on ka põhjus, miks ma soovitan teil teha. Tehke teie minu eest, et ma saaks teie kohvipakki ära osta ise. Mul on see kindel reegel, mis ma ütlesin, et ma ei ületa soovitatud kofeiini kogust, mis on siis 400 milligrammi päevas. Mõni päev tuleb see mul täis, mõni päev ma lähen natukene üle, aga kuna ma olen suur kofeiinitarbija, siis minu taluvus on kindlasti suurem kui 400 milligrammi, aga mõni päev ma joon kuskil 250 milligrammi kofeiini endale sisse, nii et see kõigub ja kofeiin lihtsalt ei mõju mulle tegelikult. Aga me peame arvestama ka sellega, et meie hulgas on inimesi, kes on kofeiinitundlikud. Palun arvestage sellega, nii need inimesed ise kui ka teised. Mõni inimene ei saa üldse kofeiini juua, kahju, mõni inimene saab aga hästi vähe ja siis see on see koht, et kui sulle kohv maitseb ka, siis jumala eest, joo kofeiinivaba kohvi, proovi. Ja kui keegi ütleb sulle, et kuule, see ei ole mingi õige kohv, siis palun vaata sellele inimesele sügavale silma ja lihtsalt saada ta perse. Mitte keegi ei tule sulle ütlema seda, millist kuradi kohvi sa võid juua, kas see on kofeiiniga või see on ilma kofeiinita, kas seal on kaerapiim või sojapiim või mandlipiim või lehmapiim, täiesti pohhui, peaasi, et sina ise jood kohvi ja naudid seda, see on kõige tähtsam, mitte see, mis mingisugune suvaline tont sulle kõrvalt ütleb. Ja isegi kui sulle meeldib juua suhkruga kohvi, kui sa tead, et sa arvestad 2 crashiga, have fun! Joo, kohv on fucking amazing, jooge kohvi, see on väga hea, aga pidage meeles, et kofeiin ei anna energiat. Ciao.